see võtab nii kaua aega. Täna on meiega Kristiina Jegorova, kunagine iluvõimleja. Esimene sertifitseeritud naisboksitreener Eestis. 2-kordne Eesti meister boksis. Tuletantsija. Tere tulemast. See oli kõik, on ju? Peaaegu jah. Olen nüüd mul tule. Olen peaasjasar Eesti akrediteerimiskeskuses ka. Ja mis see tähendab siis? Me ei ole neid sõnu justkui varem kuulnud. Põhimõtteliselt peaasjasarina roolis ma käin hindamas laborit, inspekteerimisasutusi ja sertifitseerimisasutusi ja annan hinnangu, kas nad vastavad standardis kehtestatud nõuetele. Kas personal on pädev, kas metoodikad on verifitseeritud või valideeritud, kas seadmed on kalibreeritud, kas võrdluskatsed on tehtud ja nii edasi. Eesti keeles palun. Wow. Aga too mingi näide. Mõtlen korra. No põhimõtteliselt, kui labor tegeleb mitte purustavate katsetega mingid keevisõmpluse peal, ja siis nad teevad mingid radioloogilised uuringud, ehk siis mina vaatan selle pilguga, kas kõik need seadmed ja personal ja metoodikad sobivad ja kas nad vastavad katsestandardis, ISO standardides 17025 nõuetele. Kas on parem? See ei läinud selgemaks. Ma tahtsin vahepeale siia öelda, et meil Johannaga on täna üks mikrofon, sest me failisime. Või see mikrofon. Meil läks mikrofon katki ja nüüd me jagame seda. Aga me ei tahtnud ära jätta seda kohtumist. Seega siin me oleme ja me püüame hakkama saada selles läheduses. Ja nüüd me räägime niimoodi. Ja see on suht nagu hea tegelikult. See on nii nunne. Aga meie eelmises saates käis meie ülemus Daniel Vaarik ja me palusime talt, et kas ta saaks jätta järgmisele külalisele ühe küsimuse. Ja selleks küsimuseks oli, mis tuli su perse all põleb? Kas sa oskad sellele vastata? See on väga raske küsimus tegelikult. Ma usun, et mul selle sisemise optimismiga päris kõik on hästi. Ja see annabki mulle jõudu ja energiat ja siis ma usun, see ongi see asi, mis mulle hetkel annab ka energiat selle SAFE projekti algatamas. Ehk vaatan, kuhu see tuult mind viib. Ma mäletan, et Daniel saatis sinust video. Ma mäletan, et Daniel saatis sinust video ja siis, et ta saatis lihtsalt, et vaadake, et siin on mingi tšikk, kes tuli ja kuidagi võttis mu mingi esitus üle ja et ta on väga crazy ja siis kuidagi jõudsid meie juurde sellega. Aga et ma tegelikult ei tea sinust üldse nii palju, et kus sa üldse pärit oled? Tegelikult ma olen sündinud Venemaal, aga 4. klassist ma hakkasingi Narvas olema ja siis õppisingi Narvas ja põhimõtteliselt kui ma läksingi Tallinna Tehnikaülikoolis õppimas, et sellest ajast ma hakkasingi Tallinnas elama. Aga räägi natuke oma elust Narvas. Kuidas see välja nägi? Elu Narvas. Väga huvitav küsimus. Tegelikult raske midagi konkreetsemalt öelda, sest lapsepõlves ma olen päris palju tegelenud spordiga. Et mul oli 2 trenni päevas, üks trenn oli enne kooli ja siis teine trenn oli peale kooli, kuna ma tegelesingi professionaalselt iluvõimlemisega ja siis olen osalenudki maailmavõistlusel ja Euroopa võistlustel, et siis mul on enamus aja läks just nimelt selle peale.
ehk öelda, et mul oli päris aktiivne elu Narvas, nagu vaata mingit noorte elu ma ei ütleks, sest tegelikult enamus aja ma ikkagi tegelesingi spordiga. Aga see oli vajadust, sest lapsepõlv Narvas ei olnudki päris kena ja siis mul oli vajadus kuhugi oma energiat saata ja siis sport oligi see koht, kus ma ennast see hetk pääsingi. Miks see ei olnud kena koht, kus lapsepõlve veeta? Siin on ka tegelikult võiks olla täitsa eraldi podcast selle kohta. Aga kui me räägime kõige tähtsamatest asjadest, mis tegelikult pani minu elu muutmiseks koha lapsepõlvest, see ongi see teema, miks ma üldse selle SAFE projektiga hakanudki tegelema, et sest kõik see teema, see ei ole lihtsalt vaata abstraktne teema minu jaoks ega kauges, sest tegelikult see on minu elu kogemus. Lapsepõlves ma olen kogenud seksuaalväärkohtlemist ja siis olen oma silmadega näinudki igapäevaselt oma ema füüsilist vägivalda, et kui sa elasidki lapsepõlvest seda vaata hirmu ja siis selle vaikuses ja siis ebaturvalises keskkonnas, siis sa õpid päris palju. Ja inimesed Narvast, ma tean väga palju noori inimesi, kes hetkel Tallinnas väga, kuidas öelda, nad on väga hea elu elama, sest nad püüavad kogu aeg midagi teha ja siis nendest tulemas midagi vaata suurt, sest kui sa elad vaata väikses linnas, siis sulle ei sobi seda, sa tahad kasvatada pidevalt ja siis, kui sa oled juba, ütleme nüüd Tallinnas üsna suur linn Eesti kontekstis, et siis sa proovid ennast paremat ja paned ennast proovile pidevalt. Aga kas, kui sul oli kodus, oli raske, et kas siis sa ütlesid, et sa panustasid oma aega trennidesse, et kas treenerid siis pakkusid sulle midagi nagu toredamat või paremat või et kas see mingid trennid tegidki elu nagu elamist väärt rohkem? Ma ütlen, et kuna minuga see on juhtunud esimest korra, kui ma oli päris väike, ma oli mingid 7-8 aastane, ehk sellel ajal ma juba tegelenud ülevõimelisega ja lihtsalt vaata see traumeeritud kogemus lastele, sa ei taha mingid asjad nagu mäletada või meelde tuletada ja siis sa lihtsalt keskendud kõik oma energiat spordi, sa valid erinevad asjad, mida sel hetkel valisingi sporti. Et põhimõtteliselt seal erinevad variantid, keegi võiks, ma ei tea, hakkama midagi tarbima, aga mul lihtsalt oli valik sport. Ja ma lihtsalt keskendusin täiega ja kuna iluvõimlemine on ka selline spordiala, kus on vaja päris palju energiat raisata, et selles mõttes sa raiskad päris palju energiat, et kuna trennid on mingid 6 tunni päevas ja siis 6 korda nädalas ja siis nädalavahetusel või mingid võistlused või midagi selles, et sul väga palju energiat läheb selle peale. Ja ma usun, see oli lihtsalt see koht, kus ma tundsingi ennast, et seal on turvaline, sest seal ma ei mõtle mitte midagist. Et seal ma mõtlesingi ainult sellest, et kuidas seda harjutusi sooritada või kuidas muud harjutust sooritada. Aga see keskkond, kus oli iluvõimlemine, see tegelikult ei olnudki turvaline keskkond. Lihtsalt see hetk, see oli päästa jaama, ütleme nii, et ma valisingi seda. Pärast, kui ma hakkasingi tegeleda teiste spordialadega ja ma sain aru, et tegelikult turvaline keskkond spordis on ka väga oluline. Ja siis, kui ma hakkasingi mingid 17 aastane, siis ma proovisingi esimest korra boksitrenni ja siis seal oli tegelikult mehed, boksitreenerid, seal oli 2 meest. Nad on Eestis tegelikult väga kuulsad treenerid,
Kozlovski ja Tolmatšov ja põhimõtteliselt vaatamata selle peale, et võib-olla mul võiks tekitada meeste vastu mingit hirmutunne, aga nad kuidagi ehitasidki seda trenni ka nii turvaliselt, ma tundsingi ennast täitsa turvaliselt seal ja siis nad õppisidki ka, et sa ei pea olla sportlane, aga sa peab olema hea inimene ja siis kuidagi see tema oli nii tähtis ja oluline see kord, kuna ma võrreldasingi seda iluvõimlemise treeneriga ja siis mul on iluvõimlemises näiteks pool keha on vigastunud, et mul traumad on, mul on viis lumurt, mis oli kinnitatud lumurt, ma usun, neid võib olla veel rohkem. Ja siis hüppeliigese, rebendid, üleliigesed ja nii edasi. Et enamus kõik on iluvõimlemisest, aga boksitrennis tegelikult mul oli ainult üks väike vigastus, mida ma ise teinudki. Ja see suhtumine, kuidas boksitreenerid suhtusidki minule nagu sportlastele, see oli täitsa teistsugune. Iluvõimlemise treenerid alati, ütleme nii, vingusidki ja kogu aeg karjusidki ja siis rääkisid, et vaatamata selle peale, et sul on trauma, meile on vaja Eesti meistrivõistlusele osaleda, et kuule, tule ja siis võistleme ükskõik missugune vigastus sul on. Mitte sellise sõnadega, aga mõte oli umbes selline. Aga sporditreenerid, näiteks mul oli kunagi operatsioon tehtud ja siis paar nädala hiljem ma tuli trenni ja siis treener vaatas minu peale, Gennadi Tolmatšov, ja siis ütles, et ma ei lase siin trenni. Mine koju ja puhka veel. Ja see on kohe erinev suhtumine. Ehk kui mul on hetkel tuttavad ja sõbrad või nende lapsed lähevad iluvõimlemisele, ma alati rääkin nendele väga hästi meelge selle peale. See on nagu asi, mida inimene tavaliselt ei oota. See on see, et sa lähed boksitrenni, siis sul on luumurrud, mitte nagu vastupidi. Ja. Aga tegelikult vastupidi, jah, sest boksitreeneris sa tavaliselt oled väga hästi kaitstud, et sul on kiiver olemas, sul on suukaitse olemas, sul on boksihiidemed on olemas, et hüppeliigesed on tavaliselt boksi jalatsidega ka kinni, et selles mõttes tavaliselt boksitrennis sa oled rohkem kaitstud ja seal ei ole sellest vajadus kellegile peksa andma vaata. Et trennis tegelikult te olete kõik enamasti sõbrad. Te sparrite korralikult, me oleme sparrime, aga peale seda te kallistate teineteist ja see ikkagi teie sõbrad, see on kogukond. Ja vähemalt minu trennis ma ei tee ühtegi olukorda, kui keegi spetsiaalselt tahtsidki kedagi vigastama. Et see kindlasti ei lähe kokku boksi ma ei tea, reeglitega, sisereeglitega põhimõtteliselt, et see läheb vastupidi. Aga millal sa üldse eesti keele ära õppisid? Põhimõtteliselt, kui hakkasingi Tallinna Tehnikaülikoolis õppima, et alguses esimest aasta meil oli vene keeles ja siis peale seda juba hakkas eesti keeles ja hakkasingi sõpradega rääkima ja siis sellest ajas juba õppisin eesti keelt. Grammatiliselt teen vigu jätkuvalt, aga vähemalt te saite minust aru. Ei, me saame väga hästi aru, me lihtsalt see Narva teema on alati väga huvitav. Just see, et ma ei tea, kui palju sa üldse lapsepõlves eesti keelt kasutasid? Üldse ei ole kasutanud ja tegelikult see on suur mure, et mulle natukene vedas, mul oli klassi juhatajana ja ta oli tegelikult meie eesti keele õpetajana. Ta proovisidki ennast maksimum, et meid välja õpetada, et vähemalt selleks, et me saaksime eksamit sooritada. Sest tegelikult gümnaasiumi lõppes me peame ju eesti keelt sooritada. Ja tegelikult minu klassi juhataja, ta oli mitte ainult eesti keeles tähtsusega, ütleme nii, aga ta oli veel meil hea psühhoolog ja ta andsidki mulle päris palju minu eluteel, ütleme nii. Et ja, on sul mõni näide? Ja näiteks
viiendal klassis vist, et ta rääkis, ta tegi väga tihti erinevad sellised koolitused erinevatel teemal ja siis üks päev ta jagas meid eraldi poisterühm ja tüdrukute rühm ja siis vahepeal ta vanematega rääkis ka ja siis mingi hetk ta rääkis selle kohta, nagu mis on inimeste piirid, kehapiirid või vaimsed piirid ja siis missugused tegevused võib-olla näitavad, et sinu piirid ületakse ja nii edasi. Ja sel hetkel ma sain aru, et tegelikult minu piirid oli ületanud ja siis sel hetkel ma hakkasingi mõelda, et tegelikult toimub midagi valesti ja see oligi tema koolitusest põhimõtteliselt teema. Paari aasta pärast ta oligi see inimene, kellega ma esimest korra elus sellest rääkisingi ja siis ta natukene aitas mind õige inimeseni tulla, et soovitas mulle vaimse tervise spetsialistiga. Mul on selline nagu ebamugav küsimus, mida küsida lihtsalt, et teada, et kus need piirid jooksevad, kui inimesed räägivad, et neil on mingi halb kogemus, et kas üldse nagu on okei küsida, et mis see siis nagu oli või et kus need piirid jooksevad? Ma usun, see on tegelikult väga raske teema ja sul peavad olema empaatilised võimed, et hinnata, kas see on õige hetk seda küsida või kas inimene on valmis või ei ole valmis. Ma usun, see on kehakeelest ka võib-olla tulev asi, et on vaja hinnata, kas inimene täitsa kaitses või ta enam-vähem tundub, et ta tegelikult tahaks jagada. Aga see on väga raske teema nagu, ja mulle väga raske sulle vastata nagu konkreetselt, sest iga inimeste puhul see on erinev ja kui vaata, inimene ei ole valmis, siis sul ei ole õigus seda küsida, et see peab olema väga mingit no ja ma usun, see tuleb empaatia võimest, et sa pead hinnata, kas see inimene on valmis selleks küsimuseks või ei ole. Et mina hetkel olen valmis ja ma olen teinud päris palju tööd ja ma usun, et sellest me peame rääkima ka ja me peame jagama, sest tegelikult väga palju naisi üle Eesti koguvad vägivalda, et vastavalt Statistikaametile 41% Eesti naisest oli kogunud vägivalda ja kui me räägime veel selle teema seondavalt, siis Statistikaameti info järgi ka 44% Eesti naisest vähemalt üks kord elus on kogunud väärkohtlemist, seksuaalväärkohtlemist või ahistamist. Et see on tegelikult väga suur number, 44%. Ja enamasti vägivalla koguvad noored naised vanuses 18 kuni 26 või midagi sellest. Et see on vähemalt vastav statistika andmetele ja tegelikult sellest teemast me peame rääkima, sest see on ühiskondlik probleem ja tegelikult see teema sotsiaalse mõjuga ja kuna hetkel väga palju räägitakse poliitikast või mingit teisest teemast, aga tegelikult mingit konkreetne sisuline probleem, mis hetkel toimub Eestis, hetkel selle kohta ei räägitakse väga palju. Ja no rääkides nendest protsentidest, siis mul nagu tuleb endal meelde, et nagu kui ma ise oma elu elan, siis mul on suht chill, ma käin tänaval ringi, ma käin igal pool, tavaliselt on okei, vahel on mingid imelikud olukorrad, aga mingi hetk siin samas hoone lähedal seistes oma sõbrannaga tellisime mõlemad Bolti ja siis ma võtan selle basic'u, mis on mingi 5 eurot ja siis ta vaatab ja on mingi sul nii veab, sest mina pean võtma selle kallise naistele mõeldud takso. Siis ma olin nagu, et issand, ma ei oleks nagu üldse selle peale tulnud, et sa pead mingi sihukesele asjale mõtlema ja mingit lisaraha kulutama lihtsalt sellepärast,
et koju minna, et sul oleks nagu turvaline koju minna. Et nagu, ma ei tea, ma mõtlesingi, et Johannalt isegi küsida, et kuidas nagu sina tunned, kui sa Tallinna tänavatel liigud? Ma ei tea, ma olen mõelnud selle peale, et ma lihtsalt ei saaks kunagi üheski situatsioonis hakkama, keegi isegi prooviks midagi rohkem teha, nagu võtaks mu käes kinni. Noh, ainuke asi, mis ma oskan teha, on nagu möliseda. See nagu tuleb hästi välja. Ja, ehk siis siuke, ma arvaks, et mõni nime võib öelda, et mul on veits ärevam tänaval kui teised, aga samas seda ütlevad enamasti mehed. Ja. Sorry, jäime oma vahel rääkima. Meil lihtsalt see üks mikrofon nagu tõmbab meid kokku. Aga rääkides sellest Safe'ist, mida sina organiseerid, et kas nagu see on nagu, mis see on ja kellele see on, kas see ongi nagu igale naisele, kes lihtsalt tunneb, et ta tahaks tunda ennast enesekindlamalt, kas see on nagu mingi Johannale, kes on vahel natuke ärev või nagu kes see sihtgrupp on? No alustame võib-olla sellest, mis on üldse see projekt. Ehk see on traumateadlik spordi ja heaolu algatus tüdrukutele ja naistele. Sihtrühm tegelikult erinev. See soovib noortele vanuses 10 aastasest. Ja siis sobib kõikidele naistele, sest ma usun, et iga naine võiks leida endale jaoks sobiva tegevuse seal, sest põhimõtteliselt meie eesmärk, et toetavad ja turvalist keskkonda läbi liikumise, läbi enesekaitse, läbi heaolu toetamise ja kogukonna kuuluvuse. Ehk põhimõtteliselt iga inimene saaks turvatunnet seal, et saaks enesekaitseoskusi ja siis põhimõtteliselt iga päev saaks samm-sammalt tugevamaks saada ja vastupidavust kasvatada. Et plaanis oli teha nii, et üks saal, kus on siis boks, muay thai, enesekaitsetrenn ja siis teises saalis on siis yoga, pilates, erinevad koolitused naiste jaoks, näiteks rasedate naistele. Ja siis eraldi ruum vaimse tervise spetsialistiga, et meie meeskonna siis Ingrid Tiido ja ruum ka füsioterapeuti / massööri jaoks ja selleks meil on Aljona Säelev. Ehk põhimõtteliselt see sobib kõikidele ja plaanis oli teha nii, et circa 30 kohta tasuta naistele, kes on vägivalla kogenud, siis naised, kes tuli Ukrainast sõja tõttu ja siis tüdrukutele ja noortele, kes on kriisiolukorras ja kindlasti siis me peame ehitada suunamismudelid erinevate sooslaste küla MTÜ-ga, ohriabiga ja teiste ettevõttega. Kas on nad ise ka trenne seal siis? Jaa, kindlasti. Milliseid? Mina annaks boksitrenni ja siis mõttes oli ka stretching, see venitamine, jah, just, jah, venitamise trennid. Tegelikult vaatab ka olukorra peale, et mõtlesingi alguses, et see võiks olla Tallinnas, aga pärast see võiks olla üle Eesti, sest tegelikult problemaatiline koht on Keelas, seal on väga palju lapsi kriisiolukorras ja siis Ida-Virumaal ka on väga raske olukord, et siis võiks olla ka, võiks kasvatada edasi, aga peame algatust leida ikkagi, no mõtlen, et leiame algatust Tallinnas. Aga kuidas nagu sport või boksimine või see enesekaitsetreening ühte inimest või naist nagu aitab? Põhimõtteliselt see aitab kasvatada enesekindlust eelkõige, sest tihtipeale traumeeritud või haavatud naised, nad kaotavad seda ja kui sa oled
hirmus või vaikuses või märkamata, et sul on tekitavad kõik need hirmud ja siis enesekindluse enesekindlus läheb madalamaks, ütleme nii. Ja väga tihti ka selline olukord, et näiteks naised, kes kogunud vägivalla, nad koguvad seda oma abikaasas või inimesest, kellega koos nad elavad. Ja tegelikult 60% vastavalt statistika infole naisi just nimelt selles olukorras, et nad ei saa lahti minna oma abikaasast, sest nad ei tunne ennast rahaliselt valmis selleks, et nendel ei ole tulekut piisavalt, et nad saaks välja astuda selles suhtes. Ja see on ka tihtipeale tekib veel rohkem enesekindlustuse mured ja hirmu ja nii edasi. Ja üks asi, mida poksitrenn võiks andma, see ongi siis enesekindluse kasvatamise. See kindlasti ei tule kohe esimeses trennis, aga kui see pidevalt käib, siis pluss vastupidavus ja nagu füüsilised aspektid. Samas, kui sa käid poksitrenni, siis sa vabastad oma negatiivset energiat välja ja siis sul on trenni jooksul see kortisooli tase, see hüppab ekstreemselt kõrgusesse ja pärast järsku madalasse. Ja siis sel hetkel toimub just nimelt pingelangus ja siis see tegelikult ka aitab kõik oma negatiivsetest emotsioonidest välja saama. Et näiteks minu trennis ma usun peaaegu iga tüdruk ühekorraliselt juba nutsidki. Mitte sellepärast, et nad täiega väsinud oli, aga just nimelt, et kõik need emotsioonid tuli välja, et nad alguses tuli sisse ja siis kui oli maksimaalne pingetrennis peale seda kõik need emotsioonid tuli välja ja see aitab ka ja ma usun, see on selle kogukonna kuuluvus ka, sest tegelikult trennis juba hetkel treenerina see kõik näitab, et tegelikult me kõik oleme sõbrad seal, et me teeme koos mingid üritused, käime erinevates workshopidest ja õnnitleme sünnipäevaks ja nii edasi, et see on ikkagi selline kogukond, kui me tunneme teineteist nagu sõbraks. Aga kas poksimine on naiste seas üldse populaarne, sest ma mõtlen nagu, et ma tunnen suht vähe naisi, kes tahaks minuga koos poksitrenni kaasa tulla ja tegelikult ka suht vähe mehi, et see on kõigi jaoks natuke nagu sihuke vägivaldne, saab haiget. Jõhker, ebavajalik võib-olla isegi. Et kas tegelikult on populaarne naiste seas? Ei, tegelikult see ei ole üldse. Kahjuks, mina tegelen klassikalise poksiga ja klassikaline poks naiste seas üldse ei ole populaarne. Pigem vastupidi, sest on selline mulje, nagu sa just ütlesidki, et seal on nagu vägivald või nagu midagi sellest nagu negatiivsed või mingid jõhker või midagi sellest, aga tegelikult ei ole, sest see on, selle sees on väga palju stereotüüpi, mis kunagi, ma ei tea, vist eelmises generatsioonis tuli ja siis me hetkel veel viime seda edasi. Aga tegelikult ei ole, et kui me vaatame näiteks sama Thai-poks või Muay Thai, sest tegelikult seal on väga palju tüdrukuid. Isegi Eestis on rohkem ja kõik me teame, et meil on Eesti tüdrukud on väga heal tasemel, isegi Taisis esinevad ja osalevad võistlusel. Klassikalises boksis kahjuks teine olukord, aga minu meelest, ma just ise valisingi just nimelt klassikalist boksi, sest minu meelest see on rohkem füüsiliselt turvaline. Sest nagu ma mainisingi enne seda, siis meil on kivrid, meil on suukaitse ja siis kõik need löögid künnarnukkidega või põlvedega, meil seda ei ole, meil on ainult käed ja siis klassikaline boks on rohkem minu meeles, see on lihtsalt minu arvamus, see on rohkem tehnika peale. Ehk kõik need sleepid, roolid, et oluline seda, et sa ei saa
pihta, aga samal ajal proovid ikkagi pihta saada. Võib-olla kickboxing ja muay thai, seal minu silmades natukene teine eesmärk, aga inimesed on erinevad ja arvamused on ka erinevad. aga kui see tai-boks tundub jõhkram, miks siis rohkem naisi just sellega tegelevad? Tead, mul on raske vastata selle küsimustele. Väga raske, sest minu meelest seal on rohkem verd, seal rohkem traumasid. Miks mõned naised valivad seda, nagu ma mainisingi enne seda, mulle tundub, et see tuli kunagi ajaloost, et varasemalt naised sest klassikaline boks, see on väga vana spordiala, tegelikult see on nii ammu juba eksisteerib tegelikult. Ma isegi ei oskagi sulle vastata konkreetselt. Ma isegi ei mäleta, mida see tehti. Kui ammu, aga mingid... Miljon aastat tagasi. Mulle tundub, et 18 sajandist, aga ma ei ole kindel, võib-olla isegi varem. Aga see oligi üks esimestest spordialadest tegelikult. Aga kickbox ja tai-box, see on kõik üsna uued ja üsna värsked. Ja varasemalt naised ei ole tegelenud boksiga klassikaliselt, seal oli ainult mehed ja siis seal oli vahepeal isegi mingi 24 tundi matš, sest nad ilma pausideta oli varasemalt matši teinudki. Pärast tuli teised reeglid, siis kuna see vahepeal oli nii verine ja siis vahepeal see nii pikaks läinudki, siis otsustati, et teevad vahepeal pausid, et inimesed saaks natukene puhata ja nii edasi. Ja siis tuli need round girls ja siis seda tehti natukene teistsuguseks. Ja ma usun, et see võib olla sellepärast, et ajaloolised naisi seal lihtsalt ei olnudki. Ja sest näiteks, kui me vaatame mingit karate või judo või mingit muud, sellised võitluskunsti spordialad, siis seal väga palju naisi ja seal on täitsa okei olla naissoo sportlaseks. Kui sa oled boksija, siis on juba rohkem küsimusi, miks sa tegeled. Aga ma ei oskagi vastata, miks see on nii. No boksist me saame aru, mis see on, tai-boksist me saame ka enam-vähem aru, mis see on. Aga mida seal enesekaitse trennides tehakse? Enesekaitses põhimõtteliselt ongi õpetakse, kuidas sa käitud nendes olukorras, kui su elu on ohus. Ja siis ongi õpetakse, kuidas sa käitud, missuguse viisiga sa lähed välja nendes olukordades. Aga see on natuke nagu, ma lihtsalt olen näinud mingid meeme selle kohta, et on enesekaitsetreeningud ja siis tuleb keegi noa käest, tehakse nagu siuke 3 sammu niimoodi, et võtad noast, siis tõmbad käe maha ja siis järgmine hetk tüüp juba lendab nagu. Kuidas need päriselt ja ma olen ka näinud päris palju neid erinevad videosid. See ei ole tõsi siis? No mõned ei ole tõsi. Kindlasti on olemas need, mis on õiged ja mis on tõsi, aga lihtsalt hetkel nii palju näljaga trilsid just nimelt selle kohta. Ja, aga ma pigem mõtlen, et vaata need olukorrad, kus see päriselt töötaks ja mis päriselt aitaks naistele. Ja ma usun, et see võib-olla alguses kindlasti ei ole kõik need noa teemad või relva teemad. Alguses lihtsalt, kui mees tuleb ja hakkab või mingi teine suur näide tuleb ja hakkab sind nagu kallalt hoidma. Et selles mõttes alustama ikkagi väiksematest asjadest, jah. Milline siis on? Kas ta nagu sarnaneb siis mingile jiu-jitsule kõige rohkem äkki või? Seal tegelikult erinevad tehnikad kokku, võib-olla natukene aikidos, natukene maadluse trennist. Et see on ikkagi eraldi trennitehnika selle jaoks. Meil Eestis hetkel ei ole väga palju inimesi, kes
sellega nagu tegelevad ja see kindlasti ei oleks nii, et see on täitsa eraldi treenijal, see pigem sellised koolituse päevad, kus nagu planeerime neid. Mäletan kunagi, kui ma käisin gümnaasiumis, siis oli ka, et Tallinna vangla tuli pakkuma enesekaitsekoolitusi ja siis mina ja mu sõbrannad läksime ja siis see on umbes siuke, et see pooltundine, et vaevad sinna vanglasse sisse saada või äkki isegi tund, sa pead läbima mingisuguse kontrolli ja siis kui sa lähed sinna, see oli minu selles vanas Tallinna vanglas veel nagu, mis on mingi depo vastas praegu, it looks scary. Ja sa lähed sealt koridorist läbi ja siis on kõik vangid, kes seal on niimoodi kolistavad vastu neid vangi trelle. Vangi-kongi trelle. Need nägid reaalselt välja nagu kongid. ja siis me käisime seal, see oli nagu poisid ja tüdrukud äkki koos. Nad olid suht agressiivsed, et ma juba esimese korra minu arust lendasin suht mingi üle pea ja siis ma ei läinud enam kunagi sinna tagasi, sest et see oli nii õudne kogemus nagu lihtsalt see asi. See on minu lugu enesekaitsega. Kas need ongi sellised koolitused? Vaatab. Ei oskagi veel vastada. Sinu see safe kõlab veits nagu ilus spa, massaaži ja psühholoogia. Jaa. Aga mulle meeldis, et me enne preppisime Tristani käest, küsis minu arust üli hea küsimuse, sorry, ma just varastan sinu küsimusega, et see enesekaitse õpetamine justkui naistele, justkui paneb ka selle vastutuse siis naiste õlule, mis tegelikult võiks olla justkui, et miks me ei võiks keskenduda just sellele, et mehed oleksid, ma ei tea, kas siis vaimselt korras või mitte nii agressiivsed, to put it simply. Et miks just selle naise poolele keskenduda või on see just nagu traumadest ülesaamine või kumb see on? Tead, selles mõttes see probleem on niivõrd suur, vaata, et selleks, et sellest teemast nagu lahti saada, me peame põhimõtteliselt poliitilisi sammud teha, et see ei ole, et ühe projektiga me saame seda teema korda teha. Et kuna ma ise rohkem keskendun naiste peale, sest vaata, ma ise olen mingil määral selle kogenud ja siis see ei ole vaata lihtsalt niisama puhas teooria kaudu minu jaoks, et see on, ma mõistan nagu selle seespoolt ja siis ma usun, et see kogemus aitabki mulle just nimelt nagu just nimelt sellest turvalist tundet ja siis toetavad keskkonda nendele naistele ehitada, sest ma ise olen kogenud seda ja siis mõistan ja siis mul on selle osas nagu mingid empaatiavõimed, vaata. Ja siis mina oma poolt saan panustada sellel teemal nagu naiste poolt. Sina, Tristan, käid ka ju boksitrennis. Ja mina käin ka boksitrennis ja siis ma tahtsingi tulla ikkagi tagasi selle enesekaitse juurde või selle, ma saan ka aru, et sa tegelikult tahad pakkuda nendele inimestele mingit kogukonda, kus nagu aidata neil saada traumadest üle või siis ka samal ajal ennetada mingeid asju selle enesekaitsega ja tunda ennast enesekindlamalt tänavatel, klubides või üldse elus, kus nad käivad. Ja ma lihtsalt just hiljuti käisin trennis, treener Georgi pani mind kokku tiimaga, ma ei tea palju tiima kaalub, aga minu arust nagu mingi 100 kilo, ütleme niimoodi. 100 kilo, 2 meetrit pikk, kaalub 100 kilo, suur mees. Jah, suurem, pikem kui mina, laiem kui mina, tugevam kui mina ja siuke õrn spaar, nagu teeme mingeid asju ja tiima paneb mul ühe paugu näkku ja ma olen nagu surnud ja ma olen nagu, ma ei taha rohkem ja nagu ma tean juba seda ka, et isegi kui ma saan talle nagu lähedale ja ma löön teda, siis nagu mingi kärbes lihtsalt nagu lendab vastu tõlga, nagu see ei mõjuta teda üldse. Et siis küsimus järgmine, et kuidas nagu üldse,
nagu naine saab ennast kaitsta meeste eest füüsiliselt? me ei võrdle kunagi naist ja meest, sest me oleme täitsa erinevad. Meil on erinev keha, meil on erinevad füüsilised võimed, meil on erinevad isegi mitohondrite arv, kui te teate mitohondritest, et mitohondrid on meie põhimõtteliselt energiaallikad, sest adenosiit, trifosfor, happe. Ma näen, kuidas te naerate. Ei, me ei naera, me ei saa lihtsalt midagi aru. Lihtsalt keeruline. Mitokondrite arv. Ja, et põhimõtteliselt see arv ta... Oot. Mille? Mis arv? Mitohondrite arv. Mitohondrite. Mitohondrite. Sa saad tegelikult guugeldada. See on eestikeelne sõna. Ja. Ma loodan. Viis peab küll, jah. Ma kardan, et see on mingi ülilihtne asi ja me lihtsalt ei tea. Mitokonder või? Jah. Ehk mitohondria. Väga hea. Ja. On raku peamine energiakeskus, mida sageli kutsutakse raku elektrijaamaks. Yeah. No, nüüd on kõik selge. Elektrijaam. ja meestel mitohondride arv on rohkem, suurem kui naistel. Neil on rohkem? Ja, nendel on rohkem energiat ka. Ja see tähendab omakorda? Et teil on rohkem energiat ka, et füüsiliselt rohkem jõudu, teil on rohkem energiat, nagu selles mõttes meil ei ole mõtet võrrelda, sest me oleme täitsa füüsiliselt erinevad. Ja mina alati õppisingi seda, et me ei hakka kaklema meestega, kui päris elus juba juhtub. Et sa võid kiiresti reageerida, kui mingid ohuolukord ja peale seda lihtsalt jooksma. Sest midagi muud erilist väga ei saagi. Isegi kui mina hakkas õues, kui mul tekiks mingid selline olukord, siis ma ka reageeris lihtsalt kiiresti vastu ja kohe jookseks ära. Ja teine asi, vaata, kui sa tegeled mingit võitluskunstiga, sinu käed või sinu jalad või mis iganes, see on tegelikult relv. Ja, et kui mingid kriminaalmennetlus või midagi, siis sportlastel on veel raskem tõendada, et sul oli oht, vaata. Et sa pead väga hästi aru saama, nagu, kas sa õigesti teinudki mingit tegevuse või mitte. Aga jah, selles mõttes ei peagi, et kui ma tunnen, et mingi ohuolukord on tänaval või kuskil baaris, et selles mõttes see tüüp on must suurem. Isegi kui ta ei ole suurem, sa kunagi ei tea, mis spordiga ta on tegelenud. Ehk siis ma ka jookseks. Et ei ole vahet. Mul oli boksitreener Gennadi Aleksandr Stomatšov, ta on nagu 2-meetriline mees, selline nagu suur ja ta oli kunagi mitte atleetika, jõutreeni, mingi tšempion veel, mitte ainult boksis, aga veel teises spordialas. Ja siis ta alati mulle rääkis, et kui ta näed mingid, ma ei tea, joodikute seltskonna tänaval, siis ta lähed teise tänava peale, siis lähed teiste teega. Et mitte ainult, et nagu endale vaata ohta mitte tekida, aga kuid nendele ka teged. Et siis... ma tahaks ka kõndida niimoodi, et ma ei kõnni just mööda, et sinul oleks parem. Kuigi ma olen ühe korra tänaval nagu praktiseerinud oma oskusi. Suht kogemata või nagu see veits näitab seda, et ma ütleks, et kui sa natuke tead neid asju, siis sul ei ole ka väga palju vaja mingites olukordades. Et lihtsalt ma olin kuskil Milanos mingi klubi ees ja ma olen tavaliselt millegi pärast, ma olen see tüüp, kellega noritakse tüli, sest ma vist näen välja, et minuga on hea nagu norida. Ja siis mingi tüüp tahtis mulle tatti panna, nagu oma tatti tahtis panna näkku. Ja siis ma lihtsalt, ta ei jätnud mind rahule. Lihtsalt niimoodi nagu toppis, tuli hästi lähedale ja tahtis toppida niimoodi sõrmedega. Nagu oli rõve, lihtsalt malgus oli mingi ha-ha-ha ja siis nagu lihtsalt tahtis alandada mind, ma arvan. Veidral kombet oli hästi täis lihtsalt. Ta oli tegelikult nagu mingi
kellegi sõber nagu mingi, ja ta on norm tüüp, aga lihtsalt ma ei tea, miks ta hakkas nii tegema, sest nagu ta ei jätnud lihtsalt rahule mind. Ja siis ta tuli nagu juba nii lähedale, et need sõrmed olid peaaegu mu näos. Ja siis ma võtsin nagu kinni ta õlgadest ja siis ma korraks tõmbasin teda nagu vasakule. Aga kuna ta oli nii täis, siis ta käis nagu üle pea sinna nagu asfaltile ja kõik inimesed olid täiesti šokeeritud, et mis juhtus, miks sa tegid nii. Ma tegelikult nagu üliõrnalt rakendasin ülivähe jõudu ja ta lihtsalt ise nagu kukkus. Ja no ta ei olnud ilmselgelt ise kunagi mingi võitluskunstiga tegelenud ja sellepärast ta ka kukkus. Aga see nagu näitab lihtsalt seda, et kui sul on nagu mingid teadmised, siis on ka suht lihtne kuidagi ennast kaitsta mingite asjade eest. Ja samas nagu, kui sul on ainult mingid boksiteadmised, siis sa võib-olla oskad ainult lüüa, mis oleks olnud väga halb asi, mida selles olukorras teha. Et see, et ma sain ta lihtsalt nagu maha panna, et ta ei topiks mulle oma käsi näkku, oli nagu parem lahendus. Et siis tegelikult on hea kõiki vist erinevaid mingeid võitluskunste nagu tunda. Ei no boks õpeb ka erinevad kaitsemehhanismid, see sama mingid slip või roll või mis iganes. Tristan on jiu-jitsus ka käinud. Kasutasid jiu-jitsut tänava. Ei, mina räägin, nüüd sina ei saa rääkida. Meil on üks mikrofon, ainult mina räägin, sa oled vägivaldne. Sorry, pole vabandust. Mis sa arvad, kas Tristan käitus valesti? Raske nagu selle olukorra vaata hinnata. Ma peaks kohe peal ju olema. Ma pean näha, kuidas mees käitus, missugus olukorras ta oli, missugus olukorras sina oli, äkki joonad rohkem või see on umbes sama, äkki mäletad valesti või... Ma mõtlesin sama, et ta kukkus ise peaga vastu ratikat. On nagu... Ma olin, nagu läksin mööda ja tuul puhus ja... Ta oli nii täis. Ja ta oli nii suur ja ta oli hästi palju tatti. Thanks, et sa ütlesid, ma olen seda lugu mingi 3 korda kuulnud ja ma iga kord olin mingi overreacted. See on ainult mu ainuke lugu lihtsalt. Sest tavaliselt, kui midagi juhtub, siis ma lihtsalt seisan niimoodi ja olen nagu ma peaks tegema midagi või. Ma olen lihtsalt nii šokeeritud, äkki keegi tegi kogemata midagi. Tavaliselt ma lasen need olukorrad nagu minna ja ma ei lähe füüsiliseks ja siis ma pärast on nagu kurat, see oleks olnud täpselt see hetk, kus näidata oma oskusi. No ja mul oli ka endal selline olukord, et ma kunagi ülikooli ajal paralleelselt töötasingi baaris ja siis nägin ka vahepeal need olukordi, kui joobemehed, ma ei tea, kas lubatud selle sinna kasu. Kõik sõnad on lubatud. Joobemehed. Põhimõtteliselt ahistasid naisi, vaata, kes oli täitsa ka või purjus või ta oli mingid ainete taga, kes tead, ma ei tea. Aga ta oli täitsa ilma mingid teadvusteta põhimõtteliselt. Ja siis põhimõtteliselt ka oli need olukordi, kui lihtsalt ma ei kastunud boksi treeningud, aga lihtsalt nagu võtsingi selle suur mees, kes oli ka mingi circa 2 meetri, et lihtsalt nagu võtsingi temast välja, sest kõik need safeguard oli kuskil või valvurid või mis iganes oli kuskilt mujal ja siis nagu mul ei olnudki muud varianti, kuna nagu kasutada oma jõudu ja kindlasti ma ei läinudki kuhugi edasi sellega, aga lihtsalt vähemalt seda, et nagu võtsingi sellest nagu meest nagu naistest välja, et vähemalt seda ma saaks nagu teha. Sorry, nagu mind on kutsutud nii Tristani kui Danieli poolt ka paar korda sinna boksitrenni, kus te käite, on ju. Siis ma olen mõelnud selle peale. See on isegi atraktiivne, aga see algab nii vara. Aga ma mõtlesin nüüd, et kell 8 või? 9. Nii vara. See on mingi nii kaugel, tund aega tripib sinna, ma pean kell 7 ärkama, siis pessu minema pärast mida iganes. Igatahes ma nagu mõtlesin, et ma võib-olla proovin seda või ma üritan teie seda aega muuta, et hakkame mingil teisel ajal käima, aga kõik koos. Igatahes. Ja siis sina räägid, et või tahtsin ka seda, et sina oled sellest rääkinud nagu väga inspireerivalt. Sina oled rääkinud sellest väga inspireerivalt ja kuidagi sellest just, mis see mindset on boksi ajal. Mulle väga meeldib see, tundub oleks isegi tore, aga ma tahaks teada, et mis seal klassikalises boksis siis tehakse, et kas nagu kätega lööd või?
vastu pead ainult või kõhtu või? Vastu kõhtu ja vastu jalgadega ei löö? Ei löö, jah. No selles mõttes ma teen ka vahepeal eratrenni ja siis, kuna ma varasemalt tegelesin kickboksi ja taekwondoga, et siis selles mõttes, ja kuna ma olen endine üluvõime, et jaladega ma saan ka hakkama, lihtsalt mina eelistasingi enda jaoks boksid. Mida? Need spagatti või? Lahe. Lahe. Ja mul on isegi olemas extreme spagattide pildid ja erinevad värgid. Saada meile. Me paneme siia. Me printime need välja. Teeme nii. Oota, mille sa räägid? Oota, miks me nüüd välja prindime? See oli nalja. Jaa. Samas miks mitte? No. Et siis lüüakse kätega näkku ja kõhtu ja siis sa ütled, et inimesed tunnevad piire, et keegi tegelikult ei tee kellelegi haiget. Või? Ei, no selles mõttes see on kindlasti spordi alla ja vahepeal võiks juhtuda. Aga selles mõttes mingid tugevad traumad ei peaks juhtuda, sest põhimõtteliselt kui me läheme võistluses ja siis mõned tüdrukud mul käivad võistlusele, et siis seal on oma kaalukategoorium ja siis seal vahemik on 3 kilo. Et tegelikult sul on enam-vähem sama kaalukategooriumis tüdruk ja muidu tasa võiks olla erinev, aga jällegi see on juba treenerile rool hinnata, kas sinu tüdruk on valmis võistlusele või ei ole valmis. Sa enam-vähem tead, kes on vastane ja siis treeneri rool ikkagi hinnata, kas sinu tüdrukul, kes läheb võistlusele, kas temal on piisavalt oskusi ja teadmisi selleks, et ringis ja sisse astuma. Et see ongi väga tähtis treeneri silmades nagu seda hinnata. Aga selle trenni ajal, vist oluline? See on ka trenni ajal oluline ja... Ma mõtlen, oluline on nagu see, et sa tegelikult enamus aja nagu dodge'id seda või? Mis on nagu, et sa eirad või hüppad alt ära selle... Kui sa kaitsed ennast? Yeah. Ei, kui sa kaitsed ennast, no, sa näitasidki seda high block ja et kui sa teed... High blocki, mida sa norid? High block? Kui sa kaitsed ennast niiviisi, et põhimõtteliselt sa saad pihta vastu kätt, sest tavaliselt, ma ei tea, kui kaamera näeb, et tavaliselt, kui me panname sinna, siis käsi on siin ja siis vastu rinna, siis sa kaitsed ennast ja see tuleb vastu siia ja see tegelikult ei ole valus. Natukene ebameeldiv, aga ta ei ole valus. Aga tihtipeale algajad hoiavad lihtsalt vaata niiviisi ja siis löök tuleb vastu sinust. Ja siis, kui sa hoiad näiteks vastu pea, aga nagu siin ei hoia kokku, siis võiks olla või vastu rindu näiteks või nagu vastupidi. Et ongi jällegi treeneri roll alguses näidata kaitsemehhanismid ja see ongi täitsa alguses baas, boksi baas põhimõtteliselt. Aga kui me tahaks saata Johanna sulle trenni, et teha TikToki videot, millal seda võiks teha? Tule. Aga mis trenni täpsemalt siis? Boksitrenni. No hetkel ja kuna projekt veel algatamisfaasis, hetkel võime ainult boksitrenni teha. No sinna massaar. Väga keeruline situatsioon. Ma sinna massaaži tuleks küll. Ja psühholoog tuleb ka kasulik. Ja. Mul on üks controversial küsimus. Käisin hiljuti boksitrennis, kutsusin kaasa oma sõbranna. Ja. Tegime väga light spari. Ja siis ma avastasin ennast olukorrast, kus ma olin nagu mingi, kas ma actually löön ta tisse või? Nagu... Miks? Et kas see nagu ainult... Ma olen meestega ainult boksinud. Kas nagu tavaliselt sa lööd siia ja siis nüüd see on nagu esimene koht, kus sa sihid või? Ei no jah, ma olen harjunud nagu jah, et kus on vaba. Aga siis ma olin nagu, et ei ole vaba, sest seal on tissid, ma olin nagu mingi, mis ma nüüd tegema pean? Aga lüüaksegi või? Ei. Klassikalises boksis me ei löö vastu rinda, et meil naistel on bandaaž siin ka olemas, et selles mõttes, no võiks juhtuda, et juhuslikult lööd, aga spetsiaalselt nagu see ei ole lubatud, aga no tavaliselt sa sihid ju sinna sonne sisse või siis liver.
tore, et Georgi mulle ütles siis seda enne, et on mingid piirkonnad, kuhu ei peaks lööma. Kas on mingeid asju, mida me ei osanud küsida? Võib-olla vaata sa eelmine kord küsisidki vist, kas meestele on nagu vägivalla seda arv on suur või midagi seda, ma ei mäleta, kuidas. Kas see, et kas mehed on tundnud mingit füüsilist või vaimselt? Jaa, vägivaldne. Sa vist küsisid midagi sellest eelmist korra. Ja siis ma vaatasingi, et jällegi vastavalt Statistikaameti infole 15% meist kogunud vägivalda. Et teised 85% on ikkagi naised. Ja ma usun, ongi see on põhjus, miks naiste vägivallaga on nagu rohkem tegeletakse. Kuigi kindlasti meeste osas vägivald ka ei ole hea ja sellega ka on vaja tegeleda. Ja ma arvan, ma vist ilmselt ei küsinud seda ka selle mõttega, et okei, aga miks keegi meestega ei tegele? Et see ei olnud kindlasti selle mõttega küsitud, kuigi jah, ma ise tunnen täiega, et võitluskunst on mind nagu, teeb mind enesekindlamaks, aga see teeb mind nagu ka, see nagu lähendab mind inimestega, näiteks mingi jiu-jitsu, et sa nagu oledki inimestega lambist nii lähedane, et sa tunnedki, et kõik su sõbrad on ka, sa võid iga kell nagu kuidagi nendega nagu lähedane olla, mis ei ole Eesti kultuuris eriti tavapärane, et seal on nii palju nagu häid omadusi. Aga siis ma olen ka alati mõelnud sellele, et aga kes olen mina mehena nagu ütlema naistele, et jah, tegelege sellega, et see annab täiega enesekindlust, et see ei ole üldse minu koht, kus seda öelda, aga ma mehena täiega tunnen seda, et see annab nii palju ja nii nagu mõnus. No see on muidugi ka süüke, et ma just käisin boksilaagris ja siis kõik tüübid ise ka naeravad selle üle, et kõik on kõik tahavad räägata nagu mingid loomahääli seal teha ja siis lasevadki selle tiigri välja. Baby, ma olen tiiger. Meil on selline asi, et iga külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele. Ja, et kas sul on mingi küsimus, mida järgmine inimene võiks näiteks vastata? Võib-olla kas sinu teemaga seotud või mingi teise teemaga? Ja miks just see küsimus? Ma ei tea, aga äkki see võiks olla selline küsimus, et kallis külaline, mis on sinu jaoks, mis on sinu panus ühiskonnale? Võib-olla. Väga suur küsimus. Ja suht self-explanatory ka. Kas kõik peavad panustama midagi ühiskonda? No, võiks küll, jah. Mitte nii, et peab, aga see võiks olla vaata, sisene soov, vaata. Jällegi sõna pea ei sobi, aga ma usun, see võiks olla tore, kui igal inimesel oleks sisene soov midagi panustada, siis ma usun, et ühiskond võiks olla nagu toetavam ja avalikum ja siis kaitsvam ka. Ja siis kui inimene hakkab enda sees mõelda selle peale, et nagu missugune kaasu ma saaks nagu tuua, siis ma usun sellest jällegi rohkem empaatiat, rohkem armastust, nagu sisemist armastust ühiskonnale, siis võib-olla vähem seda. Super, aga ma arvan, et siis ongi kõik ja suur aitäh sulle, et sa tulid. Oli väga huvitav ja väga oluline vestlus. Aitäh teile, olete väga toredad. Aitäh sulle. Aitäh. Mis sa ütled nüüd? Sul on mingi lõpulause ka või? Pealt nägemiseni. See on juba pullimine. Nüüd ma saan veinitada. Alt uurimiseni.